Tere! Tänases podcastist räägime kriisist, majandusest ja bürokraatiast Eesti endise peaministri Andrus Ansipiga. Tere! Tere! Ja ma tänan, et tulite ja leidsite aega. Ja alustaksin sellest, et kõik mäletavad, et aastal 2008 te ütlesite, et kui see on kriis, siis mina unistaksin elada selles kriisis. Ja tegelikult tol ajal kriisi polnud, sellepärast eelarve ülejääk oli 2,7%, tööpuudus oli alla 4% ja majanduskasv oli circa 7%. Ja seoses sellega mul on küsimus, millega siis inimesed ei olnud rahul, sellepärast praegu me saame ainult unistada sellest, et elada selles kriisis. No vaat, seda minagi tol korral ütlesin, et ainult sellises kriisis ma tahangi elada ja ei olnud mina ainus, kes praegu, või ei ole mina ainus, kes praegu tahaks elada sellises kriisis. Ma arvan, et pea kogu maailm, vähemalt terve Euroopa tahaks elada kriisis, kus eelarve oleks pea 3% ülejäägis, majandus kasvaks 7%, tööpuudus oleks olemata. No kes ei unistaks niisugusest kriisist? Aga miks siis oli selline rahulolematus? Kui me pronkssõduri teisaldasime, no sellele on pikk lugu ja selle teisaldamisest ei olnud meil mitte kuidagi moodi pääsu. Et siis hakkasid mõned ärimehed, eriti transiidisektorist, rääkima sellest, kuidas nüüd Eesti majandus kokku kukub. Keegi arvas, et transiidi osatähtsus Eesti majanduses on 13%, teine arvas jälle, et 30%, ega nemadki kõik ühel meelel ei olnud. Ja siis tollale Indrek Neivelt ütles, et Eesti on kõige sügavamas kriisis pärast teist maailmasõda. No kus see kriis oli? Polnud seda kriisi mitte kusagil. Ja pärast seda ma hakkasin siis kogu aeg rääkima seda, et meil ei ole kriisi, ehk kriis oli transiidiärimeeste peades. Ja viimast korda ma selle kuulsa lause ütlesin valitsuse pressikonverentsil veebruaris 2008, et kui see on kriis ja krahh, siis ainult sellises kriisis ja krahhis ma tahangi elada. Ja mõnes mõttes võib öelda, et tegelikult oli see päris hea, et kogu aeg räägiti sellest, et me oleme juba kriisis, ehk inimesed said aru, et ei ole veel mingit kriisi, sest et kui Lehman Brothers pankrotti läks, see alles juhtus 2008 septembris, et siis inimesed olid valmistunud selleks, et ega head ajad ei pruugi kesta igavesti, et ükskord võivad nad halvemuse poole ka pöörata. Ja ma päriselt hukka ei mõista seda, et ähvardati meid kriisiga siis, kui kriisi tegelikult ei olnud. Aga need, kes rääkisid, et meil on kriis, need oleks tahtnud siis ülekuumenenud majandust elavdada reservide kasutusele võtmisega. No ja see oleks küll majandusele olnud hukatuslik. Et riigile reservide kogumine ei ole kunagi lihtne. Poliitikutel on alati tuhandeid väga häid plaane, kuidas rahvast nende enda rahaga õnnelikuks teha ja mõni poliitik ütleb, et aga peame valmistama halvemateks aegadeks, siis uljamad ütlevad, et me ei vali selliseid, kes lubavad meile halvemaid aega, me valime selliseid ainult, kes lubavad meile paremaid aega. Et mingil määral peab ütlema, et Eesti rahvas oli selleks ülemaailmseks finantskriisiks paremini ette valmistanud kui Euroopa või muu maailm ka. Aga kui tegelikult see kriis tuli, mis algas 2009. aastal, et mis olid siis teie valitsuse peamised sammud, mis aitasid ületada sellist kriisi? Ja kas on näiteks võimalik sellest kriisi võrrelda selle majanduskriisiga, mis meil praegu toimub? Ja miks need samad meetmed eriti ei aita, et kiiresti sellest kriisist välja minna? No, iga kriis on oma nägu ja mingid ühised joonid kindlasti kriisidel on, aga ega ma väga palju seda ülemaailmset finantskriisiga, selle praeguse kriisiga võrrelda ei saa. Et Eestis kriis jõudis ikkagi suhteliselt kohe pärast Lehman Brothersi pankrotti ja 2009 oli selle kõige sügavam periood ja loomulikult siis meie ainus väljapääs oli kulutuste kiire kärpimine ja ka eelarve tulude suurendamine läbi maksutõusude, et ega meil väga palju valida ei olnud. Mõned ütlevad, et me pidime kulutusi kärpima sellepärast, et
et meile keegi laenu ei andnud, vot see on küll täiesti vale, et meile pakuti laenu igalt poolt. Ega maailmas polnud sel ajal raha otsa oli lõppenud usaldusväärsed laenuvõtjaid. Eesti oli usaldusväärne, meile pakkusid laenu nii Eesti pangad kui ka Euroopa institutsioonid. Me võtsime laenu 550 miljonit eurot Euroopa investeerimispangalt ja me maksime selle eest intressi alla 1,5% aastas. Nii et meil rahamuret tegelikult ei olnud, aga vanade kulutustega, vanade majanduse struktuuriga jätkamine, see ei oleks olnud jätkusuutlik ja kindlasti me ei oleks saanud niiviisi liituda eurotsooniga. Et selleks tuli kindlasti kiiresti kulutusi kärpida ja meil olid kärpekrokodillid parlamendis, nemad said hakkama kolmandikuga ülesandest või koos nendega saime hakkama kolmandikuga ülesandest, aga siis tuli sotsid ära saata, nagu praegugi, ja me jätkasime vähemusvalitsusega ja me saime kogu ülesandega hakkama. Ja tegelikult selline sarnanus väga ilmne, mis oli tol ajal ja praegu toimus sotside väljaheitmisega. Ja põhimõtteliselt küll, kui nemad ei olnud võimelised ja neil ei olnud tahtmist kärbetega edasi minna ja ka maksutõusudega, et siis nad arvasid, et on mingisugune kolmas tee olemas, aga nagu me oleme näinud, et kolmas tee on viinud üldiselt pikaajalistesse kannatustesse. Hispaanias hakati elavdama majandust laenurahaga ja usuti, et on võimalik kuidagi moodi kriis üle elada nii, et laenurahaga hoida elus seda jätkusuutmatut majanduse struktuuri ja tagajärg oli see, et peaaegu 10 oli noorte tööpuudus pea 50%. Et ega need esmapilgul leebena näivad meetmed, et need pikaajaliselt on ikkagi küllalt kannatuste rohked rahva jaoks. Ma tean, et tol ajal Eesti pääses sellest ülemaailmsest finantskriisist päris kiiresti ja isegi Euroopa Komisjon ei määranud Eestile ja Rootsile menetlust selle eest, et eelarve defitsiit oli üleliigne. Et tegelikult kuidas meil õnnestus saavutada nii häid tulemusi, et Euroopa Liidus ainult Eesti ja Rootsi olid selles heas positsioonis, et ei alustatud menetlust? Ega ei olnud ju põhjust alustada menetlust, jah. Nii see oli, et Euroopa Liidus oli ainult 2 riiki, kellel polnud raskusi siis stabiilsus- ja kasvupakti reeglite täitmisega. Eestis inimesed olid ette valmistatud mingil määral selleks, et kriis tuleb. Ja samas me ju nägime seda, mis toimus Kreekas, kus rahvas kaotas väga suure osa oma iseseisvusest, tulid igasugused tegelased kusagilt rahvusvaheliselt valuutafondist ja ütlesid, mis sadam müüa, mis tehas müüa, mis makse tõsta, kust midagi kärpida ja nii edasi. Et keegi Eestis ei tahtnud sattuda sellesse olukorda ja siit samast lähedalt olid näited võtta. Ka Lätis Pareks pank läks pankrotti, nad olid sunnitud täpselt samamoodi küsima nagu Kreekagi abi rahvusvaheliselt valuutafondilt ja see näide oli ikkagi päris meie naabrusest ja Eestis ei tahtnud keegi sattuda Läti olukorda ja samas ega Leedu olukord tol ajal ka väga kerge ei olnud. Nemad laenasid omale raha väga kallid sisse, üle 9% oli intressimäär, mis ikkagi oli 2 korda kallim kui Lätil rahvusvaheliselt valuutafondilt saadud vahendite intressimäär. Ehk siis Eesti inimesed olid ette valmistatud kuidagi selleks, et kriis tuleb ja see ei rabanud neid päris ootamatult. Ja samas, kuna me jätkasime vähemusvalitsusega, siis vähemusvalitsusel väga palju võimalusi siis parlamendis alati enamust saada ei ole. Tuleb rääkida rahvaga ja kui rahvas valitsust toetab, siis kuidas siis parlamendi opositsioon saab jätta valitsust toetamata, sest et ega oleks väga kerge olnud, et kõik opositsionäärid ajavad käe püsti ja seda valitsust enam ei ole.
ole, aga tollane avalik arvamus oli selline, et see oleks olnud äärmiselt ebapatriootlik tegu. Ma muidu lugesin te hiljutist intervjuust, et tegelikult te ütlesite, et see, et koalitsioonis ei ole suurt ülekaalu Riigikogus isegi tore nähtus, sellepärast, et riigikogulased ja valitsus peab arvestama rahva arvamusega, et ei lase end liiga lõdvalt tunda. Ja selles olen ma veendunud, et see ülekaal ei tohi olla liiga suur, sest et suur enamus Riigikogus see muudab valitsuse kuidagi hoolimatuks ja lodevaks. Valitsusel ei ole kohustust eriti palju rahvale selgitada, miks just selline otsus ja miks just nüüd selline otsus. Teatakse, et Riigikogus on enamus alati olemas ja rahva arvamusest tegelikult ei hoolita. Praegu kindlasti sellest situatsiooni ei ole. Me oleme kuulnud küll ju neid väljendeid, kus läbirääkijad ütlevad, et no ega te arvad ometi, et me hakkame neid läbirääkimisi ajakirjanduse vahendusel pidama. No kelle vahendusel veel siis, kui mitte ajakirjanduse vahendusel, sest rahvas peab olema informeeritud. Kui rahvas teab, missugused on poolt ja vastuargumendid, siis lõpuks kui otsus langetatakse, ta on saanud kaasa mõelda ja siis ta ütleb, et nendes kehvades oludes polnudki kõige halvem otsus. Need otsused võetakse omaks, aga kui rahvale öeldakse, et kuulge, ega te ei arva, et me ometi teiega hakkame ma arvan, meil rääkima. Lihtsalt praegu sellist võimalust ei ole. Ma tahaks väga loota, et meie erakonda need ajad tagasi ei tule. Ma tahtsin veel küsida, et kui me vaatame siis praegu situatsiooni, et tegelikult valitsus teeb sarnaseid otsuseid. Me kärpime, tõstsime makse, loobusime mõnedest näiteks ettevõtluse maksust, aga vähendame bürokraatiat, aga samas me näeme, et nii kiiresti sellest kriisist me ei pääse. Ja miks? Et tegelikult tundub, et need sammud on samad, mis olid 2009. aastal, aga tulemus on mõnevõrra teine, et millega seda on võimalik seletada? No rahvale tuleks ausalt rääkida, millest need probleemid üldse tekkinud on. Et jah, kaitsekulutused kasvavad kiiresti ja see ei ole meie endi tekitatud probleem, see on meie idanaabri tekitatud probleem. Aga samas tuleb ju meil ka tunnistada, et hulga probleeme on tekitatud eelmiste valitsuste poolt. On tehtud õigeid asju valel moel. Ehk siis keegi vaidle vastu, et pensione on tulnud tõsta ka erakordselt, sest et väga paljud pensionärid elavad vaesusriskis. Keegi vaidle vastu, et ka suurpered vajavad suuremaid toetusi. Aga kui niisuguse asju otsustatakse, siis on korrektne alati ka öelda, kust tulevad vahendid. Aga sellele küsimusele on jäetud vastamata ja praegu opositsioonis olevad erakonnad, kes kunagi need otsuseid langetasid, need siis näitavad näpuga praeguse valitsuse peale, kes parandab just nende tehtud vigu. Ehk siis raha ei kao kuhugi musta auku, kõige rohkem läheb raha täiendavate pensionite peale ja sellest pensionitest räägitakse ainult ümber nurga kuidagi, et indekseerimine on mingisugune kurja juur. Ma ei arva, et pensionid oleks Eesti inimestel liiga suured ja et indekseerimine oleks siis see probleem. Probleem on ikkagi selles, et need, kes kunagi otsused langetasid, need ei öelnud, kust tulevad katteallikad. Ja sellepärast peabki, et praegune valitsus otsima senti siit, senti sealt ja lõpuks saadakse siis see vajalik summa kokku, sest et praegu tegelikult on eelarvepositsioon ju meil väga kiiresti paranenud ja praegu me enam sellises katastroofilises olukorras ei olnud nagu eelmise peaministri lahkumise. Siis see tähendab, et te väidate, et praegu valitsus teeb kõik õiti, et jälle meelitada uusi investeeringuid ja parandada majandust, et oleme selles mõttes õigel teel. Jah, me oleme õigel teel, aga me ei saa kunagi öelda, et tehtud on piisavalt. Kui tulemus on selline, nagu ta on, et siis tuleb öelda, et tuleb veel rohkem pingutada. Aga praegu me oleme nendest kõige raskematest aegadest minu hinnangul üle saanud. See on väga positiivne.
põhimõtteliselt ma loodan, et see praegune valitsus on rahvaga ka suheldes märksa avatum ja ei teeskle raskete otsuste langetamist, vaid langetab need ära. Räägime rahvale ausalt, mida me millegi pärast peame tegema. Tahaks käsitleda veel ühte asja, et praeguse valitsuse viimane trend kaasata ettevõtjaid, et juba on loodud nõukogude, mida juhivad ettevõtjad. Kuidas te arvate, kas nad tõepoolest saavad anda häid nõuandeid, mis võimaldavad parandada majandust ja kuivõrd valitsus võtab neid nõuandeid kuuldele? Ma olen kindel, et mida rohkem rahvaga rääkida, mida rohkem rääkida ka teatud huvigruppide esindajatega, seda paremad saavad otsused, sest et informatsiooni pole kunagi kellelgi otsuse langetajal ülearu palju. Ja kui ettevõtjad kurdavad, no näiteks bürokraatia rohkuse üle, siis järelikult neil on põhjus seda kurta. Aga mina ei saa aru, miks meil näiteks detailplaneeringute menetlemine võtab aega aastaid. Omal ajal, kui mina olin linnapea, siis me saime ühe planeeringuga hakkama 4,5 kuuga. Ma tean, et järeltulija on saanud hakkama veelgi kiiremini, aga siis on teatud etappidest seadust järgides üle saanud hüpata ja on 2,5 kuuga detailplaneering kehtestatud, aga Tallinnas on kuulda, et planeering võtab aega 10 aastaid ja kogu aeg kellegi kapitali investeeringuid on lihtsalt külmutatud ja nad ei tooda mitte midagi. Kohati on ja meie suuremates linnades üldplaneeringud sellise detailsuse astmega, et võiks lubada ehitada hulga rohkematel juhtudel ka ilma detailplaneeringut kehtestamata peaks piisama ainult üldplaneeringust selleks, et neid ehitamise lubasid välja anda. Et meil on kohti, kus saaks bürokraatiat vähendada üksjagu. Ega bürokraadid ei tule ju kuidagi laviinina hulgakaupa kohaliku omavalitsusse või avaliku sektorisse laiemalt tööle. Et eks nad tulevad ikka ühe kaupa ja tulevad lahendama ülesandeid, mis mingil hetkel on väga aktuaalsed, aga aja möödudes see akuutsus möödub ja nemad muidugi ei lahku ametist iseseisvalt, et see on pidev probleem, millega tuleb alati tegelda ja kui me räägime dubleerimise vältimisest ja selle arvelt ka inimeste koondamisest, et siis ei ole mõtet näidata kellegi peale näpuga, et ise te ju nad võtsite tööle. Kui need inimesed tööle võeti, siis nad olid ülimalt vajalikud, nad lahendasid olulisi ülesandeid ja mitte kedagi ei ole kunagi tööle võetud lihtsalt bürokraatia koormuse kasvatamiseks. Aga aeg teeb oma töö. Tegelikult see bürokraatia vähendamise teema ei ole sugugi uus. Sellepärast ma mäletan, et teie 2005. aastal ütlesite, et vähe sellest, et maksud Eestis on madalad, on vaja ka bürokraatiat vähendada. Ja seoses sellega mul on küsimus. Te töötasite Europarlamendis saadikuna, töötasite Euroopa Komisjonis digituru volinikuga, et miks tegelikult selle bürokraatiaga läks nii keeruliselt ja kohmakalt, et miks siiamaani ei õnnestunud seda vähendada nii palju, et kõik kohalikud ettevõtjad ja võib-olla Euroopa ettevõtjad oleksid päriselt rahul ja see bürokraatia toimiks nii, nagu peaks toimima? Ühiskond muutub pidevalt ja need ülesanded, mis kunagi olid äärmiselt aktuaalsed, need ajaga on muutunud vähem oluliseks ja kui ka saabuks mingisugune ideaalne hetk, et nüüd absoluutselt mingit üleliigset bürokraatiat ei ole, kõik, mille eest maksumaksja maksab, kõik on 100% vajalik, siis mõne aja möödudes selgub jälle, et midagi enam vaja pole. Meil on jälle asjatu bürokraatia, meil on jälle inimesed palgal, kes tegelikult ühiskonnale adekvaatselt tagasi ei anna seda sama raha, mis maksumaksja talle maksab. Et see on pidev protsess. Ei ole nii, et teed üks kord ära ja siis on tehtud ja võid rahus vaadata helgesse tulevikku ja enam ei hakka mingisuguseid liigseid töökohti kusagil keegi tekitama ja
meil bürokraatiat, liigset bürokraatiat ei ole. Ilma vajaliku bürokraatiata muidugi ühiskond funktsioneerida ei suuda. Ma tänan väga-väga põneva vestluse eest ja loodan, et kordame seda ka tulevikus. Ma tänan. Aitäh kutsumast!